Maavaradel on inimeste elus pea sama tähtis koht kui toidul, veel ja õhul. Kõigi igapäevaelu sõltub meie maavaradest. Nii fossiilne kui taastuv, elektri- ja soojusenergia, ehitusmaterjalid, tehnoloogia põhinevad maavaradel. Tänapäeval kaevandatakse Eestis põlevkivi ja turvast ning looduslikke ehitusmaterjale nagu liiv, kruus, lubja ja tolokivi ning savi. Samas leidub Eestis veel teisigi maavarasid, mida praegu ei kaevandata. Nendeks on näiteks fosforiit, graptoliitargilliit ja rauamaak. Eestis paikneb Euroopa suurim fosforiidimaardla. Põhilised fosforiidilademed asuvad Põhja-Eestis, Rakvere, Toolse, Tsitre ja Aseri piirkondades. Eesti fosforiit, täpsemalt oopolusfosforiit, on pudeliivakivi, mis tekkis umbes 500 miljonit aastat tagasi ordoviitsiumi ajastul. Fosforiallikaks fosforiidis on lingulaatide, ürgsete käsijalgsete, fosfaatsed kojad. Eesti fosforiidis on kaevandamisel ja töötlemisel lisakulusid tekitavate ohtlike elementide nagu uraani ja kaadmiumi sisaldused madalad. See suurendab toorme väärtust võrreldes teiste potentsiaalsete tootjate, näiteks Marokoga, kus asuva fosforiidi, uraani ja kaadmiumi sisaldused on kõrgemad. Eestis on fosforiiti kaevandatud Jõelähtme kihelkonnas Ülgase Alma kaevanduses aastatel 1920 kuni 1938 ning Maardu Alma kaevanduses aastatel 1940 kuni 1965 ning Maardu Pealma kaevanduses aastatel 1940 kuni 1991. Ülgase Alma kaevandusest on kujunenud kaitsealune nahkhirte talvituskoobas ning Maardu Alma kaevandus täitus pärast kaevandustegevuse lõpetamist veega. Möödaniku fosforiiditööstustel oli keskkonnale oluline negatiivne mõju, millest enamus tekkis väetisetööstusest, mitte kaevandamisest. Kui tänapäeval peaks fosforiidi kasutamist peetama kasulikuks, järgitaks rangeid keskkonnanõudeid, mis suurema osa negatiivsest mõjust ära hoiaks. Majanduslikku kasu oodatakse eelkõige fosforiidis leiduvast fosforiühendist, difosfor pentaoksiidist, mille sisaldus kivimis on 6–25%. Fosforit kasutatakse peamiselt taimeväetistes ning lisaks ka puhastusvahendites, kosmeetikas, lahingmoonas, terases, liitiumakudes ning mitmes muus kasutusalas. Samuti leidub osades Eesti fosforiidilademetes ka olulises kontsentratsioonis haruldasi muldmetalle, kuid nende täpset paiknemist ega eraldamisvõimalusi pole süvitsi uuritud. Eestis on graptoliitargilliit fosforiidist noorem kivi, mis on sadestunud umbes 480 miljonit aastat tagasi ordoviitsiumi ajastul. Graptoliitargilliidist võib leida kivimile nime andnud ja nüüdseks välja surnud graptoliitide organismirühma lehvikukujulisi fossiile. Graptoliitargilliiti leidub Eestis pideva, kuid varieeruva paksusega kihina Hiiumaast Narvani. Osaliselt katab graptoliitargilliit Eesti fosforiidilademeid. Graptoliitargilliit on hallikas või pruunikas savikivi ning üks põlevkiviliike. Graptoliitargilliidis on orgaanilise aine, kerogeeni kontsentratsioon madalam kui kukersiidis
ning seda hetkel energia saamiseks ei kasutata. Samuti tekiksid graptoliitargilliidi põletamisel atmosfäärile ja inimtervisele kahjulikud väävliühendid. Ka graptoliitargilliidis on haruldasi muldmetalle ja teisi kriitiliste toormete hulka kuuluvaid metalle. Nende kasutuselevõtu tehnoloogiate arendamiseks tehakse hetkel teadustööd. Suurim majanduslik väärtus oleks praeguse turuseisuga ülekaalukalt vanaadiumil ning sellele järgneksid molübdeen, uraan ning tsink. Samuti on võimalik graptoliitargilliidi orgaaniline osa eraldada metaani maagaasi peamise komponendina. Kui graptoliitargilliidi kaevandamisjärgselt või looduslikult tekkinud kuhjad on avatud õhule ja veele, süttivad need kergesti iseeneslikult. Seda graptoliitargilliidis leiduva püriidi ehk raud 2 disulfiidi oksüdeerumisel eralduva soojuse ja orgaanilise aine läheduse tõttu. Nagu tekiks energia tootmiseks põletamisel, eritub ka iseeneslikult süttinud graptoliitargilliidist mürgiseid ühendeid. Tänapäevaste tehnoloogiatega on võimalik graptoliitargilliidi süttimist ennetada. Graptoliitargilliidis leiduvate uraani ja tooriumi radioaktiivsel lagunemisel tekib radoon, mis on õhust 8 korda raskem kantserogeenne gaas. Eesti on graptoliitargilliidi loodusliku mõju tõttu Euroopa kõrgeima radooniriskiga riikide seas. Eestis tuvastatakse igal aastal hinnanguliselt 100–120 radoonist põhjustatud kopsuvähijuhtu. Graptoliitargilliiti kaevandati Eestis 1948. aastast 1952. aastani, selleks, et toota uraani, mida saadi arvestuslikult 22 tonni. Väited, nagu oleks NSV Liidu esimene aatompomm olnud toodetud Eesti uraanist, on väärad. Uraani tootmisest 100 kordi rohkem paigutati graptoliitargilliiti ümber fosforiidi kaevandamise käigus 1964. aastast 1991. aastani, sest et jõuda madalamal asuva fosforiidini, tuli graptoliitargilliit pealt ära tõsta. Tänapäeval nähakse graptoliitargilliiti kõrvaltoormena fosforiidi kaevandamisele. Rauamaak on kivim või mineraal, mis on majanduslikult tasuvaks kaevandamiseks nii piisavalt rauarikas kui ka kergesti ligipääsetav. Eesti rauamaak on tumehall, vöödiline, põhiliselt magnetiidist ja kvartsist koosnev moondekivim, mis asub aluskorras. Eestis on rauamaaki Jõhvil. See avastati 1930-ndatel, kui viidi läbi Eesti esimene magnetomeetriline kaardistamine ning Jõhvi kandis ilmnes anomaalia. Jõhvis tehti 1937. ja 1938. aastal 2 puurauku, 1960-ndatel 15 puurauku ning taasiseseisvunud Eestis on Jõhvi rauamaagi uurimiseks tehtud veel 2, erinevalt varasematest vertikaalsetest kallutatud puurauku, millega saab aluskorrast täpsema ülevaate. 2021. aastal valmis geoloogiateenistusel ka esimene rahvusvahelisele EERC standardile vastav aruanne aluskorra teemal. Hetkel on maailmaturul rauamaagi väärtuslikum osa hoopis selle polümetalliline, tsingist, pliist, niklist, vasest ning teistest metallidest osa ning raua hind on madal. Lisaks on Eesti rauamaagis tuvastatud ilminguid kullasoonte tekkeprotsessidest. Rauamaagi kasutamise mõjusid keskkonnale
ei saa praeguste teadmistega prognoosida, kuid arvatavasti ei oleks kaevandamine maapinnal märgatav. Alates 2023. aastast alustab Eesti Geoloogiateenistus kriitiliste toormete uurimise järgmise etapiga. 3 aastat kestva etapi eesmärk on saada täpsem ülevaade Eesti fosforiidi, haruldaste muldmetallide ja kaasnevate ressursside, majanduslikust potentsiaalist ning väärindamise keskkonnamõjust.